tere kõikidele, ajuloputus. Ja avame silmad vaatajatele ja kuulajatele. Meil on Täna siis nüüd siis natukene meil on viimane episood sellest hooajast siis. oi. Ja vahepeal on Katrin, nii palju muutuseid on vahepeal toimunud kõigil vist. kõigil vist tuli hobus aasta ju. Annab Tuli kuuma. aasta. Ja täpselt. Angela, nagu te näete, kolis meil ära, me ei saa enam olla ühes ruumis, ehk siis vaadata silmast silma. Angela, kuhu sa nüüd kolisid siis? Egiptusesse sooja. Ma kuulsin, teil seal Eestis ikka suve pole veel. Ma ei Mul tea, on suvi täna iga on päev. jumala soe. Mina olen suvekleidiga, kõik on jumala chill. Ma tahtsin, et mul oleks iga päev see. Nii et tegin otsuse ja Kohe varsti on sul 50 kraadi nagu iga päev. augustis lubab jah, 45-50 kraadi. Vaatame, kui kiiresti sealt tagasi tuled siis selle 50 kraadiga. Oh jah. Aga uuendustest ja muutustest rääkides, siis Katrin, sul ju sai 3. raamat valmis. Jaa, mul sai 3. raamat valmis, mul on ka hästi palju muutused olnud, nagu sa näed, ma elan uues kohas. Kes teavad samamoodi, ma küll nii kaugele ei kolinud kui Egiptus, aga natukene kolisin. Ja uus raamat on tõesti nüüd päris valmis, et on tegelikult juba trükikojas tegemisel ja loodetavasti saame kohe teada ka, millal ta sealt kätte saab. Aga seekord väga suur rõõm on märgata, et peale meie tervet hooaega podcast'e on ikkagi inimeste nagu huvi ja teadlikkus suurenenud, raamatut on palju rohkem ostetud kui eelmise raamatuid alguses nii-öelda ette tellimises. Ja ma pean tõdema, et selle raamatu kirjutamine on olnud üks äärmiselt põnev teekond. Ja siis ma näen ka seda, et hästi palju on sellist nagu kotermanni, kes tahab kogu aeg vahele hüpata, et ei lase mul ühte teha või teist teha või kolmandat teha. Et selline No nagu ikka päris no jah, just nagu ikka Maatriksis, et arhantlikud teadused segavad kogu aeg vahele. Aga jaa, selle raamatu kirjutamine on selles mõttes avanud nagu hästi palju uut ja sügavat tasandit nagu sellest, mis meil tegelikult nagu toimub. Ja mind viidi tagasi päris sellesse kohta, kus siis kogu Maatriks alguse sai ja kus siis nagu kurjus üldse alguse sai ja miks see siis maa peal täna niimoodi avaldunud on. Ja kui ma kunagi ka oma teekonna jooksul olin väga palju tegelikult kuulnud Anunnakidest, Anunnakide siis tulnukate rassist. Ja meil on ju tegelikult ka Sumeri tahvlid, mis seda lugu räägivad, kus on näha siis, et kosmoselaevadega mingid tegelased tulid ja see on nagu justkui jäetud meile mälestustest alles kõik on. Siis ma ei olnud väga sellele teemale nagu tähelepanu pööranud, kuigi ka mu eelmises raamatus Anunnakisid ju mainisin. Et nad olid ühel hetkel siiski algallikaga ühenduses olev rass ja siis midagi juhtus ja siis nad otsustasid eralduda. Ja Maatriksi siis täielikult tegelikult lõidki siis Anunnakid ehk siis Jehova Anunnakid. Ja põnev oli siis seda lugu vaadata, et nad tulid maa peale inimeste juurde alguses siis esitledes ennast nagu jumalatena ja tõid siis meile oma tehnoloogia jällegi, et kuidas siis inimkond langusesse läks, oli siis jällegi läbi tehnoloogia ja praegu on siis järgmine tehnoloogia tegelikult, mida nad meile annavad. Ja inimesed siis jätmata jälle esitamata nagu küsimust, et aga mis on nagu sellise tehnoloogia kasutamise hind, on ju. Siis ehk siis me oleme palju kuulnud ju sellest, et meil olid enne kõrgtsivilisatsioonid nagu Lemuria, Atlantis, Hyperborea. Ja on ka räägitud siis sellest samast veeuputusest, mis siis need tolleaegsed kõrgtsivilisatsioonid hävitas. Ja Atlantise jäänukeid ju täna leitakse ka merepõhjast. Aga mis siis ongi, et see Noa laeva lugu piiblist on siis seesama lugu, mis siis juhtus Atlantise, Lemuria, Hyperboreaga. Ehk tegelikult siis Anunnakid andsid Atlantide mees, seal oli eks ju patriarhaalne ühiskond jällegi.
andsid nendele meestele kasutada siis oma selle tehnoloogia, millega hakati energiat tõmbama, ilma manipuleerima, erinevaid selliseid asju tegema, mis viis lõpuks selleni, et tekkis siis tohutu kataklus ehk tekkis tohutu üleujutus ja see lõi siis nii-öelda kõik asjad täiesti nagu välja. Nii et see oligi siis see koht, nagu Noalaeva selles loos on kirjutatud, eks ju, kus seal küll räägitakse lugu niimoodi, et inimkond oli patune ja siis Jumal ütles, et ta hävitab nüüd selle inimkonna ära, teeb puhastuse ja siis Noa oma poegade ja naisega läheb siis sinna laeva, võtab loomad, linnud kaasa ja siis pärast seda üleujutust tuleb siis nii-öelda tagasi, hakkab uuesti siis maad täitma lastega. Ja selles loos, mida ma kirjutasin eelmine kord ka, et Noal oli 3 poega, on ju. Tal ei olnud ühtegi naist, seal oli Noa oma naisega ja 3 poega. Kuidas need lapsed tulid siis? Ühtegi naist ei ole. Nii et see on siis see kõige algsem lugu, kus see alguses sai ja see oli ka see lugu siis, mis hakkas lahti kerima selle 3. raamatu alguseks. Ehk kuidas siis langus tekkis, mis siis päriselt juhtus, kuidas need üleujutused ja kõik tekkisid, on ju, et miks me sellisesse kohta siis lõplikult läksime. Ja see jumalate mängud, kui ma alguses hakkasin raamatut kirjutama, ma ei saa mitte midagi aru, miks jumalate mängud, mida see pealkiri üldse tähendab. Ja siis ongi see, et põhimõtteliselt Anunnakid otsustasid hakata mängima jumalaid, jumalat. Ja sellest siis läks see teema lahti, on ju. Aga point ongi selles, et kui need algallikast nagu ära eraldusid, siis nende jaoks kõige suuremaks probleemiks saigi energia. Et energiat, kus me saame energiat, et elus olla, kui naisenergia ja meesenergia vahelist tasakaalu enam ei ole, sest muidu oli see vaba energiavool kogu aeg, eks ju. Kui nad naisenergia alla surusid, siis vaba energiavool kadus ära. Ja siis nad tulid maale, hakkasid kaevandama kulda. Siis nii Lähis-Idas kui Aafrikas. Sealt sai siis see kogu see pull alguse. Ja neil oli endal alguses selline alamrass, kelle nimi olid siis igiigid, kes siis pandi kulda kaevandama. Aga ühel hetkel nad hakkasid mässama, ehk hakkasid vastu oma siis nendele ülematele Anunnakidele. Ja sealt hakkas siis pihta see lugu, mida me käsitlesime teises raamatus, on ju, et kuidas siis loodi Aadam kõigepealt, et siis hakati looma seda orjarassi, kes tegelikult hakkaks siis seda kulda kaevandama. Ja ühesõnaga läbi selle siis kogu see protsess nagu pihta hakkas. Nii et sisuliselt on see olnud jah, üks selline hästi-hästi huvitav teekond, et me oleme siis nii-öelda nullpunktis mõnes mõttes tagasi, kus me oleme jälle tehnoloogia küüsis ja praegu on nagu hästi oluline see, et kas tekib muud katastroof on ju, nagu teistpidi või mis on siis see teekond, mille siis inimkond nüüd valib, kuhu liikuda, et seesama orjastamine, mis kunagi toimus, põhimõtteliselt peab siis nüüd peaks tulema siis muutus, et inimesed peaksid valima teistmoodi. Aga sa arvad, et kõik valivad ühtemoodi või inimkond läheb kuidagi kaheks, et saab niimoodi paralleelselt eksisteerida 2 reaalsust? Et ühed valivad selle ühe tee, teised valivad teise tee? Ja ma arvan igal juhul selles mõttes, et siin on praegu nagu seda 2 reaalsust on tulemas, reaalsuste lahknemine, nagu ma olen palju rääkinud. Aga siin ongi nagu see, et mida siis Matrix üritab teha, on see, et kuna planeet läheb üles tõusu, nagu me rääkisime eelmine kord, eks ju. Inimesed peaksid minema planeediga koos, aga Matrix loob tehisliku ajaliini. Tehisliku ajaliini, kuhu nad tahavad lukustada inimese teadvuse, nii et inimene oma teadvustega läheb kaasa sellele tehislikule ajaliinile. Ja see probleem tekib sealt selles, et inimene muudetakse selliseks olendiks, kes ei saa ka ära surra. Et läbi kogu selle tehisaru ja kiipide ja kõikide, et sa oled nagu igaveses põrgus või igaveses kannatuses kogu aeg selleks tehisaru toiduks seal. Ja täna ikkagi see suund on praegu see, et nad üritavad teha nii, et võimalikult paljud valiksid selle, ühesõnaga, et võimalikult paljudel inimesel ei oleks valikut, et nad peaksid valima selle kunstliku tehisaru ajaliini, on ju. Päris jõhker. Jah, vaata sellepärast ongi, et see sõltub hästi palju inimesest, et mida ta praegu ette võtab. Me tegime siin ka just tegelikult kogukondade päeva. Nagu selles mõttes tulime kokku. Räägi sellest natuke.
jaa, päris palju inimesi tuli kokku, et sihuke 80 inimese ringis tuli kohale. Ja järgmine kohtumine on meil siis juba juunikuus. Ja oleme praegu siis liikumas nagu selles vormis, et me loomegi siis ametliku kogukonna, nimi on välja valitud, praegu loome siis lippu ja pappi, et põhimõtteliselt sisuliselt on see tegelikult oma riigi loomine. Et kuigi ma arvan, et me ei peaks enam maatriksi reeglite järgi liikuma, sest et tegelikult täna on vaja juba teisi asju toimetada, aga ma arvan, et esialgu on sealt okei nagu liikuma minna. Ja eks see kogukond alguses peab toimima nagu nii, et need on inimesed, kellel on oma vahel ühendus, nad saavad alguses toimida teistmoodi kogukonnana, ma ei mõtle see, et me oleme just nagu ühes kohas ja ühel maatükil ja kõik see, aga ikkagi, et me oleme teineteisega ühenduses, me saame näiteks kaupu vahetada, erinevaid asju teha ja siis ühel hetkel vajaduse põhiselt me saame nagu liikuda ka näiteks ühte kohta, et luuagi nagu kogukonna, mis tegelikult ka elab kõik koos. Aga praegu võib-olla on natukene vara sellest veel rääkida. Arvad, et on vara või? Ma arvan, et on selles mõttes vara, et mida ma märkasin hästi palju inimestes oli seda, et kui vaata inimene on, kui me ausad oleme, inimesti mugav olend. Ja inimene ei liiguta ennast enne, kui ta ei pea liigutama. Ehk ma olen nagu öelnud, kui keegi ütleb vahel, et aga miks sa külvad hirmu näiteks videotega või midagi. Aga hästi selge on see, et kui ma ei vajuta hirmunuppudele, siis keegi ei vaata, keegi ei tee mitte midagi, kõik magavad edasi. Et see mugavustsoonist välja minek tuleb siis, kui läheb ebamugavaks. Sellepärast ma näengi, et see alus tuleb luua, aga inimene, ma arvan, enne ennast päriselt liigutama hakkas. Kui ma reaalselt küsisin, et kes on nõus täna oma kodust välja kolima ja tulema kokku kogukonnaga, elame ühest kohast, siis ega neid käsi väga palju ei olnud. Ja kui meil oli vaja moodustada ka näiteks töögrupid, et kes hakkab siis mingit töögruppi juhtima, siis oli samamoodi, et ega keegi initsiatiivi ei võta. Aga selge on see, et mina või paar inimest, kes seda kogukonna teemat nagu alguses veavad, et mina ei võta inimestest vastutust. Mina ei hakka kõiki asju ära looma ja siis nemad tulevad mugavalt kohale, et inimene peab hakkama aru saama, et vastutuse võtab tema ja asjad sünnivad ainult siis, kui me tegelikult reaalselt nagu mingid asju tegema. Just. Aga sa tahtsid täna rääkida ka natukene spirituaalsest maatriksist. Ja ma arvan, et see võib-olla selle hooaja lõppu on üks kõige olulisemaid teemasid, mis nagu tuli sellest raamatust nagu välja, mis oli hästi oluline osa. Me oleme tegelikult sinuga terve hooaja spirituaalsest maatriksist rääkinud. Me oleme rääkinud spirituaalse maatriksi ühest osast, mis on religioon. Eks? Et mida oligi nagu hästi selgelt näidata, et see, et kui inimene siis ühel hetkel hakkab, inimene niikuinii ühel hetkel hakkab ärkama või inimest tõmbab niikuinii vaimsuse poole või ta otsib igal juhul mingit, ma ei oska öelda, mingi asi on tema sees, mis automaatselt paneb selliseid vaimseid, spirituaalseid kogemusi, teadmisi, kõiki asju, kõiki nende asjade suunas liikuma. Ja kuna oli ju teada ka, et see, kuidas ma ütlen sulle, et see täielik pimedus või öö saab siin läbi, eks ju, inimesi hakkab vaimsus huvitama, siis oli kohe selleks loodud järgmine maatriksi tasand, et kui sa lähed üldmaatriksist välja, siis järgmine maatriks, mis sulle kohe vastu tuleb, on spirituaalne maatriks. Ehk mõte on selles, et su teadvus igal juhul vabaks ei saaks, vaid sa astud lihtsalt järgmisele petu tasandile, kus sind võetakse jälle üle ja sa lähed sealt edasi. Ja nüüd ma saan aru, mida mulle siis näidati, sellest on juba, ma ei tea, 2017 ja mis iganes aastal see oli, siis näidati, et kõik kohad on täis neid ärimees Nossoveid, kes vahendavad jumalat sulle. Et tule siia, on ju, et võtta need õpetused, anna see raha, mine sinna ja seal on siis see jumal, eks ju. Tegelikult pannes sind käima siis põhimõtteliselt ringiratast ja sa ikkagi nagu sellest ringist välja ei saa. Näiteks kogu aeg, et see on nagu selline nagu vahetasand, ütleme, et sina oled siin, algallikas on siin ja siis need vennad on siin vahepeal. Tead nagu sul Egiptuses need turumüüjad seal, mis kogu aeg pakuvad igasugust kraami, osta seda, osta teist ja osta kolmandat. Ehk mõte on siis see, et sa lähed sellest, ütleme nii, et sa ei saa seda tasandit otseselt eirata, kui sa ärkama hakkad. See on nagu, saad aru, see on sul kohe vastas, on ju.
aga mõte on sellest, et sa lähed sealt kuidagi sujuva vooluga niimoodi läbi, et sa saad sealt mingeid häid asju ka kaasa korjata, aga sa ei jää sinna kinni või sa ei jää sinna pidama. Et sa liigud kogu aeg edasi, et sa ei võta ühtegi õpetust sellise nagu täiesti puhta tõena ja kogu aeg küsid, nagu see David Icke ütles, et kas on veel midagi, mida ma ei tea, on ju. Ja muidugi nendele, eks ole, kes näiteks mida hästi paljud ma olen märganud, räägivad, on selline, et ütleme, et neil hakkavad elus juhtuma mingid, ma ei tea, mingid keerukad asjad, mingid õnnetused ja keegi sureb ära ja mingid haigused või ma ei tea, kedagi vägistatakse, mis iganes see on. Ja siis neil on nii palju neid raskuseid, et nad võtavad kätte ja siis nad hakkavad pöörduma Jumala poole, kui nad seda enne teinud ei ole. Näiteks, eks ole. Ja siis võtta, see on see kõige esimene, see religiooni maatriks, on ju, see spirituaalne maatriks, kus on siis religioon, siis nad pöörduvad siis Jumala poole, näiteks lasavad ennast ära ristida, leeritada, mis iganes tehakse, ja siis justkui need raskused kaovadki ära. Aga need raskused on ju siis loodud selleks, et sa hakkaksid otsima, läheksid siis selle egregori alla, on ju, ja siis tõmmatakse sind läbi selle sinna sisse, on ju. Ja nüüd, ja ka neile siis, kes sellele, ütleme siis sellele religiooniloolega nagu kaasa ei lähe, kes siis hakkavad ärkama, ütleme siis hingelised inimesed rohkem, sest et see kloon võib-olla hingetu inimene otsib rohkem sealt religioonist seda vaimsust, kui ta siis tahab seda. Aga võib-olla siis see hingeline inimene, kes ärkab, vaatab, et see ei ole nagu päris see või käib see religiooni läbi, vaatab, et see ei ole ka see. Ja siis tuleb see järgmine spirituaalne maatriks vastu. Ja siis siin on hästi palju erinevaid variante ja tasandeid selleks, et kõik ära katta. Kellele siis seal, ma ei tea, ülestõusnud meistrid ja Jeesuse mingisugune versioon, kellele siis mingisugune versioon, ma ei tea, budism on ju, siis on hinduism, siis on see, teine, kolmas, neljas. Tegelikult on nagu hästi selgelt näha, et kogu spirituaalsud, kõik puhtad õpetused on ära võetud ja kõik on Anunnakide poolt kaetud siis selle spirituaalse maatriksi tasandiga. Et täna me võimegi, ma siis nimetasin mingitel hetkedel ka seda, rääkisin seda, et mis seal siis natukene sees on, eks ole, et spirituaalses maatriksis on kõik meie igasugused Elohimid ja igasugused ülestõusnud meistrid, inglid, kõike seda vaata, mida on hästi palju sellest nagu tava nii-öelda spirituaalses maailmas, kui sa sinna lähed, siis kõik on seda täis. Seal räägitakse kõik need galaktiline föderatsioon ja mingi Ashtar command ja räägitakse, et varsti tuleb see Nessara ja Kessara, kõik saavad miljonid kontole ja kohe elu läheb lilleks ja see kõik on seal, eks ju. Ja inimesed siis, ma saan aru, inimesel ongi, mis ma aru sain, mis on hingelise inimese kõige suuremaks probleemiks. Selles mõttes sinisilmsus selle koha pealt, et hästi usaldav. Hästi usaldav, natukene lapselik, kipub kalduma illusioonidesse ja ei suuda nagu mingeid asju nagu kaine pilguga või reaalselt mõtta, et ma ütlesin seda ka, et mis siis saaks, kui kujuta ette, kui kõik inimesed saaksid homme miljoni kontole. Mis siis saaks? Totaalne kaos. Oleks ju, eks? Et saad selle miljoni kontole, siis et saad, ma ei tea, kui palju, keegi tööd enam ei tee, mitte midagi ei toimu, täielik kaos oleks. Et isegi nagu väga nagu reaalsest ratsionalistlikust kohast vaadates see ei ole ju tegelikult nagu, adekvaatne kui üldse. Isegi kui meil oleks mingi maailm, kus kõik elavad külluses, siis isegi see ei ole adekvaatne koht. Sest et laias laastus ikkagi kõik see, mida sa selle miljoniga teeksid või mida inimesed osta tahavad, on ju seotud maatriksiga tegelikult. Väga vähe on meil päriselt vaja nii-öelda siis selleks heaks eluks või õnneks. Ja teine tasand, mis sealt nagu hästi tugevalt sisse tuli, just see, et väga paljud kanaldajad, ennustajad, õpetajad, kõik need on selle sama spirituaalse maatriksi poolt siis värvatud. Mitte nagu, saad aru, mitte, et keegi ei tule otseselt pakkuma, aga värvatud selles mõttes, et neile antakse mingi asi, mida nad hakkavad siis kanaldama, me oleme rääkinud siin, et Reiki on spirituaalne McDonald's ja igasugused erinevad asjad, aga need kõik on selle spirituaalse maatriksiga seotud.
et kui me täna nagu hakkamegi seda pilti vaatama, et siis Eesti, me oleme öelnud ka, kubiseb ju igasugustest tegijatest. See on nagu massiline tegelikult. Eestis on vaimsus hästi kõrge, ei saa öelda. Ja sellepärast on siia sekka visatud ka võimalikult palju neid siis, kes jälle viivad inimest valele teele. Nii et täna ongi nagu kõige, kuidas ma siis sulle ütlen, et võib-olla kõige keerulisem koht on hakata nagu läbi navigeerima sellest, et mõista, et ka spirituaalne maatriks on nii suur nagu, kuidas sa Ameerikas ütleb, see psyop on ju, psühholoogiline operatsioon. Ja nii palju inimesi kaovad sinna ära. No ma olen praegu just nagu oma sellel rahvusvahelisel kontol siis võtnud ette selle veganluse teema. Ja kui sa vaatad seal, mis seal kommentaarides ja asjades toimub, see on nagu, see teema läheb kulutulene nii-öelda, aga nii palju on nagu sõda või rünnakud selle vastu. Hästi paljud toovad välja just seda Anthony Williamit, seda meditsiinimeediumit, millest me oleme rääkinud, et see on puhas sekt, et tema on siis ka üks nii-öelda siis spirituaalse maatriksi töötaja. Ma olen rääkinud ka seda lugu, et miks see nii on, selle koeralooga, mis tal oli, et ta koer ära suri, eks, ja siis äratati jälle ellu. Ja see on täpselt selle piibli jumala kätetöö jälle, et võetakse midagi kallist, on ju, siis tehakse ka mingi tehing, surutakse siin kuskile, mida sa tegelikult ei ole tahtnud. Ja siis sa saadki nii-öelda siis selleks tööriistaks, et sa annad siis selle käes. Et müüd oma hinge meile maha. Nii et üsna põlev on see jah, et see ei ole ainult nii, et osad inimesed müüvad oma hinge maha selleks, et siin nagu raha saada, ütleme siis ma mõtlen nagu see materiaal üldmaatriksis, eks ole, et hakkavad tegema asju, mis teisi kahjustab ja nii edasi. Aga spirituaalne maatriks on täpselt sama ohtlik. Seal on nagu teistpidi, et me võtame vastu, mina õpetasin kunagi tantrat näiteks, et ma võtsin vastu mingi õpetus, mis tegelikult tantra selles mõttes on küll püha seksuaalsus ja kõik see teekond, aga see on täna nii Anunnakide poolt ära moonutatud jälle. Et ka see teekond iseenesest viib meid pigem kaugemale iseendast kui lähemale, eriti siis, kui me läheme järgima selliseid. Et võib-olla see õpetus isegi ei olegi nii vale, aga kui me ise ei ole enda sees saanud heasse kohta, ennast ära tervendanud ja siis me läheme sellele teekonna ja siis on näha näiteks, mis tantramaailmas saanud on, eks ole, et kui palju seal on väärkohtlemist ja kõike muud. Ehk see kaob jälle, et see saab osaks mingisugusest illusioonist ja siis see kaob sinna ära. Nii et see jah, see tasand, nagu mida ma olen ammu ju näinud ja teadnud tegelikult, et seal on hästi palju nagu ebapuhtust ja olen hästi palju sellest maailmast eemale hoidnud. Aga 3. raamatus kuidagi kogu see pilt läks nagu hästi lahti. Ja ma rääkisin enne korra budismist, ma olen seda tegelikult enne, kui oleme sinu korras saates korra rääkinud. Aga mida hästi selgelt nagu näidati, oli see, et kui me võtame mingi spirituaalse õpetuse, ja selle spirituaalses õpetuses on sees, ühesõnaga seal ei ole nagu kaasatud sellesse, see on ka teekond Jumalani, aga selles protsessi ei ole kaasatud näiteks sinu keha või sinu igapäevane elu. Et kuidas Buda teekond oli, ta jättis naise ja lapse maha, läks istus kuskile puu alla, vist hakkas ennast seal näljutama, kui mu mälu mind hästi võtta on. Ja siis jõudis nii-öelda siis valgustamise või Jumalani. Ja see, mis just näidati, oli see, et mitte kunagi ei saa sa jõuda ju armastusse, millest me räägime algallikast. Sa ei saa jõuda ju armastusse siis, kui sa oma keha hakkad väärkohtlema. Magada sa talle ei lase, süüa sa talle ei anna, ajata, ma ei tea, hommikul kell 3 üles, magad mingi puupadja peal ja kuskil kivipõrandal, ja nii edasi, eks. Et see on täiesti absurdne, et tegelikult keha on siis valgustumise protsessi üks nagu väga suur osa, et see on see sõiduk, millega sa nii-öelda siis selle algallika juurde sõidad. Aga kõik need õpetused, mis õpetavad neid keha väärkohtlema ja ütlevad, et Jumalani sa jõuad ainult vaikuses ja meditatsioonis olles, jätad välja keha, hinge, armastuse, ja siis kui õpetus ütleb veel, et sa pead oma naise ja lapse ka maha jätma ja kodust ära minema, siis tegelikult see paari suhe ja loomulikult muidugi seksuaalsus, millest me oleme palju rääkinud, on kõige puhtamad teed algallikani tegelikult. Ja siis see kõik on ära moonutatud, mungad ju ei tohi seksist midagi teada, et see seksuaalsus on alla surutud, paarisuhted on ära lõhud, nagu et ei, et sa annad ennast Jumalale ja irdud sellest igapäevasest elus.
aga kõige sügavam spirituaalne teekond ongi tegelikult meie igapäevane elu, mitte koopas elamine kuskil üksinda. Et no vot, ma ütlengi, et selle spirituaalsel maatriksil on vaata nii palju neid tahke ja kuhu siis inimesed viiakse ja saadetakse ja siis nad lähevad lootes jõuda, nagu nad nimetavad, kohale ja tegelikult lähevad siis veel kaugemale sellest, kus nad siis nii-öelda sellest, kuhu nad päriselt soovivad jõuda. Nii et see spirituaalse maatriksi teema on hästi huvitav ja hästi lai, et ma seda raamatus ka nagu osaliselt käsitlesin. See oli hästi põnev, et nad mõtlevad, et nad hakkavad kuhugi liikuma, jõuavad siis lõpuks sinna kohale, aga ma siin just paar päeva tagasi jäin mõtlema sellele, et tegelikult elul ju ei olegi eesmärki, vaid asi on selles teekonnas endas, selles kohalolus olekus, mitte see, et ma nüüd jõuan kuhugi ja mul on mingi eesmärk, vaid see, et sa oled, naudid igat päeva, sest homset ega eilset ei ole olemas, on ju. Nojah, selles mõttes, et ajaliinil on homne ja tänane olemas, muidu juhtuks kõik kogu aeg ühel ajal ja korraga. Mis osaliselt ka nagu juhtub, kui me vaatame paralleelreaalsused, eks ole. Everything happens all the time in everywhere, on ju, nagu öeldakse. Isegi mingi siuke film on sellise pealkirjaga. Aga iseenesest selle koha pealt on sul õigus, et kõige suurem mõte, võib-olla elu mõte ongi kogeda. Et tulla ja olla kogeda, olla selles tasakaalus ja ühenduses, olla hästi kohal. Ja siis maatriks tõmbab siin... Laulul ei ole eesmärki, tantsul ei ole eesmärki, aga see point ongi selles kogemuses endas, on ju? Jah, et sa... Ja selles ongi, et sa suudad nagu elu, et sa suudad elu nautida, et sa suudad elu elada. Vaata, ma kirjutasin sinna raamatusse ka, et vaata sellel hetkel, kui tekib energiadefitsiit, energia muutub nagu, saad aru, nagu on, sul on energiakriis nii-öelda, jah. Kui energia on kogu aeg voolamises, siis sa teed mida? Sa elad. Aga kui energia muutub defitsiidiks, ehk sa lähed energiakriisi, siis sa hakkad vältima surma. Ehk sa hakkad otsima kogu aeg, vaata, kust ma saan energiat, et elus püsida, jah. Ja Anunnakid, kui nad siis algallikast lahti ühendasid, siis nende elust sai surma vältimine, surmakultuur, surma vältimine, aga nad ei ela. Nad ei saa siin ja praegu olla, kohal olla, nautida, mängida, lõbutseda, sest neil on kogu aeg üks mõte peas. Kust ma saan seda energiat näiteks, et veel 10 aastat vastu pidada, eks? Ja siis ongi see, et kui sina ütled, et olla kohal ja tantsida ja nautida ja olla, siis nemad peavad kogu aeg planeerima. Vaata, ja meid on ka täna ju angele pandud planeerima. Kus ma saan raha järgmiste arvete maksmist? Kus ma saan seda? Kus ma saan teist? Eks me oleme ainult selles, me oleme ikka kas tulevikus või minevikus, on ju, me oleme kahe vahel. Aga siis see kohalolu, millest sina räägid, see ongi ära võetud, sest et muidu juhtub angelamism, sest muidu saad oma energia tagasi, sa tuled kohale, saad algallika ühendusse ja sa ei ole enam energiakriisis. Kui sina energiakriisis enam ei ole, siis nad ei saa sind enam domineerida. Sest näiteks üks asi, mida ma ka selgelt nägin, olid, toidukriisi tahetakse teha. Nii. Aga meie energiajaamad rakkudes on ju tegelikult mitokondrid. Mitokondrid siis praegu suurem osa inimesi toimib glükoosi peal, me oleme rääkinud sellest suhkru peal. Nüüd me räägime sellest, et et kui sa kasutad rasva, siis sa saad, siis on parem energia, saad pikemalt toimida. Aga kõige puhtam energiaallikas meie mitokondrite jaoks on valgus. Saad energia ja valgus. Ja kui ja ka praegu nad ei suuda valgust ümber töödelda, sest me oleme nagu me oleme. Aga kui me saame tagasi selle koha, et mitokondrid hakkavad valgust energiaks töötama, siis nii kui päike on väljas, sa laed ennast ära. Mitte midagi ei ole, mul ei ole mingit süüa vaja. See on jälle, sest et adamiitidel ei olnud ju võimalik valgust ümber töödelda, sest et nende kehad ei olnud selliselt üles ehitatud, ei olnud võimalik. Aga meil on võimalik täna valgust ümber töödelda, sest et sa ise, ma arvan, ka näed seda, et mida tehakse täna tegelikult punase lihaga. See on crazy, on ju? Ärme üldse hakka rääkimagi, ma arvan, see on ulme. Meil mingid puugid ja kes iganes meil siin punase liha allergiat tekitavad, on ju, et kuskil laborites saaks ikka seda prinditud liha toota ja müüa ja kõike kontrollida ja Ja. Õnneks vist puuke ei ole.
sul on vist ei ole nii palju, sul on kuum seal, ma arvan, liiga ei ole nii palju seda rohtu ja rohelist. Ma usun, et sul on teistmoodi. Aga noh, aga võtame ka selle, okei, sa ütled, et sa sööd seal liha, aga näiteks samamoodi hormoonid, antibiootikumid, praegu käiakse Prantsusmaal, lendavad kohale farmerid, kes on karjad ära peitnud, droonidega otsivad karjad ülesse, lendavad kohale ja vaktsineerivad kogu karja ära. Nii et noh, Ameerikas visatakse neid puugipakke alla, mida meil on siin juba aastaid alla visatud, ma arvan, et seal on ka. Ja siis tuleb see punase liha allergia. Aga lihtsalt, kui me võtame ka selle, et kvaliteetset puhast liha ja see isegi, kui me täna räägime sellest, et isegi kui sul on see rohumaveis, oletame, et sa on vaktsineerimata, hormoone ei ole ja kõik nii edasi. Ikkagi see, kuidas täna looma tapetakse, et ta saatakse näiteks tapamai, on täiesti vale. Ma kogukonnapäeval rääkisin ja just eelnevalt ka, et on olemas sellised viisid, kuidas looma tapetakse, mis on üliharmoonilised, nii et loom ei tea, ei kuule, ei näe järsku ja on kõik. Ja siis me võime rääkida sellest, et see on nagu, ütleme, et see liha on siis enam-vähem. Aga isegi see punane liha, mida ka meie täna sööme ja kõik see rasv, ega me ei saa ju öelda, et ta on 100% puhas. Never. Ja. Aga ongi... Ei. Aga tulemegi selle juurde tagasi, et ühesõnaga, et kui sinu sees taastuvad need ühendused, kus sul on olemas nagu kogu oma energia, mitte ainult see, et sa valgust töötad ümber, aga ma ei tea, sul on, sind ei saa, soojaga manipuleerida, millega iganes manipuleerida, sa muutud täiesti autonoomseks olendiks tagasi, eks sul tulevad tagasi kõik need võimed, mis algsel inimesel oli, millest me täna, ma arvan, isegi unistada ei oska, siis ei ole mingit ükski süsteem ei tee sinuga enam mitte midagi. Tal ei ole lihtsalt seda midagi teha, sa oled sellest nii palju üle. Ja sellepärast on siis seesama see spirituaalne maatriks, et sa jumala pärast saad, saad aru siit kuskilt oma peanukku välja ei tõsta. Et sa oled ainult seal sellel tasandil kinni, eks ju. Ja ühesõnaga käid lihtsalt ühest korruselt, maja korruselt teise, ja tegelikult see, et kujutad ette, et lähed edasi kuskil, tegelikult paned samal mööda maja sama korrust ringi, aga lihtsalt erinevates tubades piltlikult öeldes, eks. Ja siis vahetatakse dekoratsioone kogu aeg. Tegelikult on sama tsirkus. Sama tsirkus. Uued pildid seina peal ja uued näod ja tuba natuke teistmoodi, siin on natuke suurem tuba ja siin on juba see, siin on ilusam vaade. Et saad aru piltlikult öeldes tegelikult oled kogu aeg ole 3. korrusel ja mitte midagi ei muuta, eks. Aga lähme tagasi su raamatu juurde. Sa veel seal raamatu lõpus kirjutad natuke valgustumisest. Jaa. Räägi sellest. Meile ongi nüüd antud tegelikult hästi selged juhised kätte inimkonnana, et kui me eelmine kord rääkisimegi, et me peame hakkama sealt, et planeet ja inimkond lähevad ülestõusu, siis põhimõtteliselt ongi nii, et kui sa ikkagi ei suuda hakata valgust endast läbi laskma või valgust töötlema ümber just nimelt energiaks või üldse ei suuda valgust vastu võtta, siis see tähendab seda, et sa sealt tasandilt nagu läbi ei lähe. Sa ei lähe läbi sellest, ütleme niimoodi, et sa ei suuda seda kõrget energiat vastu võtta ja sinu keha tänu sellele hakkab ära lagunema. Ja nüüd see teema, kui me tuleme tagasi selle lihasöömise ja selle veganismi ja kõige juurde, siis seal mulle hästi selgelt näidati, miks see psühholoogiline operatsioon on tehtud, sellepärast, et sinu keha niikuinii täna ei ole enam väga maandatud. Et kui me võtame siis nüüd veel liha ära, paneme siis nüüd kõik selle kiirguse, mida me näiteks igapäevaselt saame, pluss see, et me istume toas, me ei käi jõues, ei käi palja jalu, ja nii edasi, ja oleme pidevalt stressis, siis meie kehad on nii hapras olekus, et kui see kosmiline energia nüüd tuleb, see on hästi-hästi tugev ja intensiivne energia, siis sinu sees ei ole, esiteks pole kohtu, kus sa saaks juurduda või maanduda, sa ei suuda nagu hoida seda. Ja kehad hakkavad laiali lagunema nagu reaalselt. Lisaks siis ta intensiivistab kõiki protsesse, mis siis meie sees üldse on. Et kui on hirm, siis hirm läheb veel hullemaks, ärevus läheb veel hullemaks, hirmumõtted lähevad veel tugevamaks, kõik negatiivsed emotsioonid, kõik tulevad üles, kõik hakkab nagu intensiivistuma. Aga kui sul on see maandatus olemas, sa oled hästi kindlalt paigal, nagu puul on juured hästi sügaval, sa suudad saada, siis see valgus saab sinusse ankurduda ja sa suudad nagu jääda kohale. Ja kui me vaatame natukene nüüd võib-olla põhjalikumal tasandil, mida see protsess tähendab, et me võtame need kosmilised energiat vastu, siis
tegelikult on nii olnud, et mida siis inimese jaoks tehti, oli see, et lõigati läbi ühendus ikkagi inimese hinge ja vaimuga. Et noh, kui me olime nii-öelda siis selles pimeduse ajas või pimeduse kohas, siis meil ei olnud, me jäimegi nii-öelda siia oma pead, meie kehad siis toimetasid siin oma pead, aga hing ja vaim, ütleme nii, et mingil tasandil meiega ühendus said, aga nad ei olnud nagu siis kehaga koos lõimunud ja joonduses. Nii et sisuliselt kujuta ette, et sa praegu liigud siis kõrgematele sagedustele, energiatele, hing ja vaim tulevad, hakkavad siis nii-öelda piltlikult su kehaga lõimuma, laskuvad siis sinu tasandile, aga su keha laguneb selle all laiali. Et sa ei suuda seda vastu võtta. Ja meie DNA saab siin nüüd hästi määravaks, sest see, mis siis viimased aastad tehti siis ka juba COVID ajal, eks ole, oli ju siis DNA muundamine. Nüüd DNA ongi sinu hinge ja vaimu siis piltlikult öeldes sisse logimise koodid, et ühel on siis ühed DNA keermed, teisel on teised DNA keermed ja läbi selle siis nende siis logitakse sisse ja ühendutakse kehaga uuesti. Et praegu justkui käib see tasand, kus me jõuame siis teineteisele lähemale, peame kokku tagasi minema, aga meie keha siis ei suuda neid asju vastu võtta, meie laguneme laiali ja sellepärast hakkab nüüd kohe varsti, seda juba tegelikult ju räägitakse, hakkab tulema igasuguseid, et me paneme sulle kiibi sisse, siis sa saad kaua elada, me paneme sulle kiibi sisse, see ravib mingid haigused ära, ütleme seal mingisugused Alzheimerid ja sellised näiteks eriti, mis on ajuga seotud. Me paneme sulle kiibi sisse, sul tekivad supervõimed, sa saad, ma ei tea, 56 keelt rääkida, mingid sellised mõistad, et see sinu AI-ga ühendumine tehakse hästi ahvatlevaks. Et sa, ja siis sa võid aru saada ka see, et mida paremaks lähevad nendepoolsed pakkumised, siis seda nii-öelda, rohkem nad on sellises häda kohas, et tegelikult on ju, meil on see teine tee, et me peame lihtsalt olema rahulikult, vaikselt ära ootama, et meil tulevad kõik need asjad ise endal. Meil on kõik need asjad olemas, mida nemad meile pakuvad. Kui su DNA aktiveerub, hing ja vaim lõimuvad kehaga, sa elad niikuinii, igavesti, sellepärast, et energiakriisi enam pole. Supervõimed on sul niikuinii endal kõik olemas. Haiguste ravi tuleb ka niikuinii automaatselt, sellepärast, et see on sageduslik. Haigused siis ongi, kas tervenevad ära või siis see keha ei pea enam vastu, nii-öelda utiliseeritakse ja inimene sünnib siis uuesti lihtsalt uues kehastuses ja juba uuel ajastul. Et see on nüüd see valgustumise protsess, et kui me kogu aeg on räägitud sellest valgustamisest, mis asi see valgustamine on ja see valgustamine on see, et sa lähed istud seal kloostrisse, mediteerid 12 aastat, oled kuskil koopas või teed ma ei tea mida, siis see valgustamise protsess tegelikult puhtalt on see, et sa muutud valgust vastu võtmaks, valgust läbi laskvaks, sinu siis süsiniku baasil olev keha muutub tagasi kristalliliseks, nii nagu ta alguses oli, mitokondrid hakkavad siis valgust töötlema ümber energiaks. Ja see on siis tegelik valgustumise protsess, et inimene muutub siis tagasi valguseks või valgusolendiks, kui me siis praegu oleme pimeduse olendid. Et siis, kui hakkasid sündima kloonid, siis me läksime pruunide silmade järgi, siis saadi aru, et on pimeduse olend sündinud, eks ole, sest et see DNA oli suletud, DNA enam ei peegeldunud valgust ja oli näha, et sündis pimeduse olend. Nii kaua siis meie oleme selles samas protsessis siin, et kuni meie DNA ei ole uuesti aktiveerunud, siis me tegelikult veel valgust läbi laskvaks ei ole saanud või vastu võtvaks. Ja põhiline ongi see, et me peame enda seest välja saama siis kõik kogu pinge, kõik need asjad, kui see hästi intensiivne energia tuleb, hakkab suruma ennast läbi. Kui su sees on pinge, mis ta läbi saab, sa oled kivikõva. Siis kuskilt annab järgi. Süda annab järgi, ma ei tea, ajus annab midagi järgi, mingid asjad tekivad. Ühesõnaga igal juhul sa seda valguse tõusu vastu ei pea. Nii et praegu selles mõttes käib ikkagi üks väga korralik sõda inimeste ülestõusmise vastu. Ja see on käinud pikalt läbi nii paljude erinevate etappide, alustades siis koroonavaktsiinist, et see DNA ära muundada, et ei oleks võimalik siis inimestel ühenduda enam oma hinge ja vaimuga. Kui me räägime nendest puukidest, punase liha allergiast, veganlusest, need jälle, seal spirituaalses maatriksis on neid kihte, ma ei oska sulle öelda, 100 tükki, ma arvan. Aga kõikidel on absoluutselt, igal ühel neist üks agenda. Sina ei tohi ärgata uuesti ellu, sa ei tohi saada valguseks. Sa ei tohi aktiveerida oma DNA ja sa ei tohi saada uuesti tagasi jumalikuks inimeseks.
sest siis on nendel nagu läbi. Ja kui üks inimene selle ära teeb, siis on ju lihtne, teised saavad järgi tulla. Nii et põhimõtteliselt käib mõnes mõttes ikkagi selline nagu ajaga võidujooks, et mis siis nagu toimuma hakkab ja kuidas siis nagu, kuidas see kõik läheb. Põnev. Aga mis sa praegu näed, kas need inimkond nagu kuidagi hakkab sealt üles tõusma või ei hakka? Et see sõda nagu käib, see on loogiline, aga mis see nagu tulemus siis lõpuks on, et kes võidab või? Tead, ma näengi seda, et me oleme sinu saadetes ka rääginud, et neid on ju tegelikult hingelisi inimesi vist mingi ainult 30%, ma arvan, tänaseks, mitte rohkem, ülejäänud on ju ikkagi nagu see augutäide nii-öelda. Aga vaata, ma näengi seda, et see on seesama, tuleme tagasi selle, mis natuke aega tagasi rääkis. Hingeline inimene, kes on hakanud ärkama, on jõudnud spirituaalsesse maatriksisse. Nüüd seal spirituaalses maatriksis on 1000 tegelast, kes tahavad seda kõik tükkideks tõmmata, ta kõiki usaldab, mis ta on võtnud vastu kõik need uskumused, mis tegelikult viivata sellest kaugemale. Et ma ei tea, ma ütleks niimoodi, Angela, et kui täna inimesed ikkagi väga kiiresti silmi ei ava, ei hakka mõistma ja aru saama nagu ma näen täna seda inimestes, et me ei saa aru põhimõtetest, kuidas mingid asjad toimuvad. Kas me räägime veganluse juures, mis iganes või kohvi joomisest või vahet ei ole. Et kõik, nagu seal mul ei ole praegu seda kaelas see päikesevärava võtti või see risteks. Seal on need 4 energiat, on ju õhk, maa, tuli, vesi. Õhk, maa, tuli, vesi peavad minema sinu sees tasakaalu, siis tekib see täielik harmoonia tasakaal ja siis tekib sealt see avaldumine. Aga kõik need psühholoogilised operatsioonid on loodud selleks, et sa jääksid kogu aeg nagu, see tasakaalust väljas, ükskõik, et maa ja taevas ei saa kunagi kokku või vesi ja tuli ei saa kunagi kokku, et kogu aeg jääksid kuidagi eraldatus toimuma. Et kui inimene saab sellest aru saama, isegi rääkisin paar päeva tagasi ühe oma sõbraga, kes on väga kaua teinud teraapiat, ennast tervendanud. Ja ta pöördus mu poole ühe küsimusega ja siis ta ütles, et ta teeb seal mingeid teisi teraapiaid ja niimoodi rääkisime ja siis ma pärast istusin ja mõtlesin, et kõik need miljonid erinevad teraapiad, mis täna pakutakse, perekonstellatsioonid, mis iganes kõik, täpselt samamoodi on tegelikult. Me käime täpselt selle sama augu ümber, aga me päriselt tasakaalu tagasi ei tule, sest teraapias me räägime, istume, tegeleme peaga, aga keha ei vii tasakaalu, hingetasandit, närvisüsteemi ikkagi ära ei vabasta lõplikult. Kui sa tegeled ainult närvisüsteemiga, aga kehaga ei tegele või ei tegele meelega ja nii edasi, ikka on kogu aeg, et üks tegeleb ühega, teine teisega, aga seda kokku tervikuna, seda ei ole. Ja niimoodi me olemegi lõpmatult, iga üks tegeleb mingi asjaga, ma ütlen, on osas, mis iganes spirituaalne maatriks on, aga mulle tundub, nagu see film on see Groundhog Day, et on see lõputu, see sama päev, et sa tõused iga päev hommikul ülesse ja kokku see trall hakkab otsast peale. Ja siis sa valid täna, et sa lähed hommikul uksest välja, astud teisele poole ja teisel pool ootab sind seesama. Täpselt seesama, lihtsalt omade uute lõksudega, kohe tuleb järgmine, kes pakub sulle midagi uut. Nii et praegu on ikkagi, ma ütlen ausalt, et ma jälgin väga huviga. Ma jälgin väga huviga avatud silmadega, mis üldse saab, mis saab inimkonnast, kuidas kõik need asjad lähevad ja ma olen näiteks väga üllatunud selles, et see, mida süsteem plaanis, ei ole praegu täiel mahul käima lastud. Minu küsimus on, miks? Et tegelikult oli plaan ikkagi sellel suvel, kütusekriisid, kõik need asjad, praegu nad üritavad nüüd uut viirust käivitada. Et kõik oli plaanitud käima lasta ja ei ole lastud. Milles on asi? Kas inimesed ei haaku enam? Et kas inimesed ei võta enam vastu seda, et kui oled, et hantaviirus tuleb, on ju, siis suurem osa reaktsioon on ha. Või midagi sellist, eks ju. Nii et saab olema huvitav jälgida, kuidas need protsessid praegu lähevad nii kosmiliselt kui siin ja mis siis tegelikult üldse saama hakkab ja mida siis inimesed üldse teevad. Aga kuidas see hingeline inimene või kas see hingeline inimene üldse saab sellest spirituaalsest maatriksist välja või me jäämegi lihtsalt sinna kinni ja oleneb, mis toas sa olla tahad?
Ja no ma arvan selles mõttes, et me saame ikkagi välja, et seal ongi võib-olla lihtsalt see, et no, et see tegelikult, mida mulle on aastaid või nüüd viimased aastad näidatud, ongi lihtsalt see, et me peame oma elus hakkama mõistma, et mis on need asjad, inimesed, mõtted, toidud, kõik, mis meid tasakaalust välja viivad. Et nagu ma ühes selles saates vist ütlesin, vaata, kõige olulisem on üles leida rahu, et täielik tasakaal ja mida ju Maatriks praegu hästi tugevalt teeb, on see reageerimine, reaktsioon viib sind kohe tasakaalust välja. Et kui me suudame hakata nagu tulema kõikides asjades nagu hästi kohale, lihtsalt olemegi kohal, mitte reageerima ja lihtsalt elama nagu sellises olemises, siis ma usun ja laskma lahti nendest hästi paljudest igasugustest. Kõige jubedamad on minu mõnest need asjad, ma just mõtlesin, mis hoiavad meid vaata sellises kohas, et kogu aeg see minu nagu teekond või minu ärkamine on seotud kogu mingi välise asjaga. Mingi väline asi on veel, mis tahab ära lahendamist saada. Mingi asi on veel see. Tegelikult on enda sees vaja hakata tulema ära lahendama kõik pinged enda seest. Sest et olen hästi palju viimasel ajal mõeldud konstellatsiooni peale. Kogu aeg on see lugu, et nüüd on jälle mingisugusel vanaemal oli seal mingi asi, kes, ma ei tea, mida iganes ta tegi, on ja. Ja siis sellepärast mina ei saa siin rahulikult oma elu elada. Ja ma mõtlesin, et täitsa pekkis, kas sa kujutad ette, kui palju peaks konstellatsioonides käima, et mingi 7 põlve tagasi lahendada ära seal, ma ei tea, kõikide sugulaste probleemid. Ja enne seda mina oma elu normaalselt elada ei saa. Tundub ajuvaba veits, on ja. Ja siis ma olengi mõelnud, et nagu, ja neid õpetusi on ju veel ja veel. Veel peame seda kõike tegema ja siis on need teemonid ja siis on need ja siis on see seal. Ühesõnaga, ma ei saagi kunagi vabaks. Et võib-olla kõikidest nendest uskumustest või nendest lugudest lahti lasta. Ja hästi tähtis on nagu öelda seda, et meie kõige loomulikum ja tavaline olek ongi armastus. Ongi see algallika ühendus, ongi see armastus, ongi see tasakaal. Ja siis nagu ma ütlesin, et hakata vaatama, mis on see, mis tõmbab kogu aeg välja sellest kohast. Ja siis, kui need asjad ära võtta järjest, lihtsalt tulla kohale ja jääda, maha rahuneda nii-öelda, siis see ühendus tekib iseenesest ju tagasi. Me rääkisime mingis saates sinuga psühhedeelikumidest ja siis inimesed seal vaidlesid. Et nad on mürgid ja nii edasi. Aga meie kehas käbinääre peaks ise tootma DMT-d, ehk siis andma sulle psühhedeelse kogemuse, jah? See on meie loomulik osa. Ja nüüd ongi see, et millest meid siis eemale hoitakse, ongi see, et kui see tasakaalus ei ole, siis su kundaliini energia ei tõuse, siis on ju, see ei tõuse läbi süda ei avane, ei lähe siia üles, käbinääre ei hakka tootma siis seda DMT-d. Nüüd ongi, et sul on vaja keha, hing ja vaim on ju kõik on vaja saada joondusesse ja siis tekib see automaatne tasakaalus olek. Ja nüüd kõike siis, mida ülevalt tehakse, ülevalt alt vasakult paremalt on ju, on kogu aeg siis väljaviimine, et kõik need protsessid sul sees tööle ei saaks hakata. Aga kui inimene jääb paigale ja ei tõmble enam ringi kogu aeg, siis meie keha otsib automaatselt seda tasakaalu seisundit kogu aeg taga. Ta läheb ise sellesse, kus sa lood talle lihtsalt selle ruumi. Et mina näen jälle täna seda, on ju, need õpetused, mis mulle on edasi antud, eks ju, ja mida ma ka raamatusse tegelikult sisse kirjutasin, ongi see, et meie töö on luua kogu oma süsteemile see ruum, et ta läheks tasakaalu tagasi. Ja tegelikult rohkem ei olegi mitte midagi vaja. Kõik muu toimub iseenesest. Tuleb usaldada. Jaa, see, ma arvan, saab olema järgmist aastat üks võtmesõnu. Tuleb usaldada. Aga kui raske on usaldada, kui sa tahad kontrollida? Täpselt. On ju nii? On. Viimane aeg tegelema hakata oma kontrollivajaduste ja usaldusprobleemidega. Jah, eks sellega tuleb ka niimoodi tegeleda, et ma ei soovita kunagi kellegi peaasjad töötada, eriti tundmatus kohas. Sellepärast, et see tegelikult võib viia veel suurema kontrollini. Aga kui sa teed seda rahulikult, tasakaalelikult nii, et su süsteem saab lõdvestuda nagu sammhaaval, siis minu mõelest on see palju targem mõte, kui teha jälle selle läbi selle mingisuguse surumise ja paugu ja mingi plahvatus. Ma usun seda, et kui sa nüüd
teadlikult hakkad analüüsima oma käitumist ja mustreid ja kõike, et need kogemused, need olukorrad, kus sa saad õppida, tulevad mingi hetk niikuinii sinuni, sa pead lihtsalt ära tabama selle, et ahah, nüüd on see õppekoht, nüüd ma teen selle läbi ja korras, mitte et okei, mul on kõik korras, nüüd ma lähen, hakkan kaevama, võtan mingi selle teema, see ei ole väga praktiline või minu arust on, kui sul elus tuleb see olukord, kus sa saad õppida, siis teadvusta, õpi, lahenda see asi ära, tegelikult see on väga lihtne, on ju. No kogu elu on tegelikult õppimine, kui sa nii võtad, on ju, iga olukord lõppkokkuvõttes ongi kogu elu, me ainult õpime, kogeme ja siis loodetavasti järgmine kord teeme paremaid valikuid, aga võib-olla mitte. Seda me ei tea. Just. Tegelikult oleme praegu jälle, nagu ma ütlesin, selles kohas, et me oleme ühe korra selle tehnoloogiaga läinud juba täielik auku. Ja tegelikult me oleme korduvalt inimkonna selles kohas siin olnud. Nüüd ongi küsimus, kas me oleme õppinud, kas me teeme uue valiku, ehk siis kas me valime teistsuguse tee. Nii palju kui mina näen, siis suurem osa inimesi jätkuvalt valivad tehnoloogiasse vaadata, sest see on lihtne. Mida midagi tegema lähe. Võtad selle telefoni jälle kätte või ma ei tea, istud seal ekraanide taga 10 tundi päevas ja jälle tore. Nii et see on selles mõttes minust hästi terav teema ja see kiirguste teema. Kiirguste teema hakkab ka minema selles mõttes sellest hullemaks, mida ma näen kogu aeg, et juba hakkavad tulema 6G-d ja varsti 7G ja mis seal kõik otsa. See on ka ja inimesed ikka arvavad, et see antakse meile sellepärast, et meil oleks parem internet. Jah, just. No, meil on täna 5G, minul ei ole muidugi, ma ei kasuta 5G, ma kasutan 4G-d. Ma ei tea, mis sinul seal on? Sinul on 5G? 5G on siin, jah. 5G, okei, no mina ei kasuta, lülitan telefonista välja. Aga me ei saa öelda täna, et sul oleks super hea internet. On sul super hea internet või? Ei ole, muidugi mitte. Eks ole, ja kui tuleb 6 või 7G, siis sul ei saa ka olema super hea internet, vaid signaal läheb järjest tugevamaks ja võib-olla siin on hea koht seda näidet tuua, eks ole, et see kiirgus annab sellist signaali, mis on nagu, vaata, muudab kaootiliseks kõik. Ja ta muudab kogu sinu välja kaootiliseks. Aga selleks, et sa saaksid ühendusse ja algsesse olekusse tagasi, peab tekkima selline, nagu harmooniline olek. Mina panin just ma sain Inglismaalt, ma teen temaga podcasti ka, sain ühe mehega just tuttavaks, kes loob neid mingisuguseid asju siia peale, lepekaid, mis siis seda välja tulevat signaali harmoniseerivad. Ja kui ma need esimesed päevad peale panin, siis mõtlesin ka, et see on mingi tavaline kleps, mis ei saa midagi teha. Aga näiteks ma ei väsi enam niimoodi ära, kui ma oma aparaate pean kasutama. Et kui ma pean tööd tegema, mis ma väsisin enne nagu hästi kiiresti ära vaata ja kohe on siuke. Isegi kui hommikul pean mingi aeg telefoni vaatama, mingid meile vastama igas, siis ei ole kohe niimoodi, et tahaks, saad aru, pea nokkima panna. Nii et ta seletas ka, et see harmoniseerib selle signaali ära, et mul on kõikidel aparaatidel see peal. Ja nagu ma ütlesin, et vaata, kui meie signaal on kui me oleme harmoonilises signaalist ümbruses, siis on kõik hästi, aga me ei ole täna, meid tulistatakse alt ja pealt kogu aeg ja see ongi see probleem. Ma muuseas rääkisin seal kogukondade päeval, ma räägin selle kogemuse, mis mul oli. Me rääkisime sellest, et miks elada kogukonnas ja kuidas elada siis nagu teistsugust elu. Ja ma käisin kunagi sellisel asjal, nagu on ting, mis on Põhjamaade hõimude kogunemine. Maailmas on hästi tuntud sarnane asi Rainbow Gathering. Siis inimesed tulevad kokku, kuu aega elavad siis kuskil looduses koos. Ja see Rainbow Gathering on siis niimoodi, et ta liigub iga kuu, ta liigub ringi, ta on üle maailma, tegelikult toimub kogu aeg. Kui sa tahaksid, siis sa võid üle maailma kogu aeg ainult elada seal. Lihtsalt sa pead sinna järgmisesse kohta liikuma, kuhu nad lähevad. Ja seal ei ole tehnoloogiat, autod jäetakse hästi kaugele, sul ei ole seal tehnoloogiat, seal ei ole elektrit, seal ei ole mitte midagi. Nii et sa elad siis põhimõtteliselt telkides, kõik käib koha peal, toidu tegemine, kõik on hästi loomulik ja naturaalne. Ja kui ma Soomes seal olin, siis me olimegi suvel, elasime järve ääres, meil oli telk, ma olin nädal aega. Sinna oli saun ehitatud, metsa kaevati vetsude kraavid, kõik oli selles mõttes hästi looduslik ja tavaline ei olnud midagi nagu selles mõttes kunstlik, võib-olla peale meie telgi. Ja söödi 2 korda päevas, söödi siis niimoodi, et kõik olid koos, istusid ümber lõkke, kes tol päeval köögitoimkonda sattus süüa tegema, mitte midagi ei planeeritud.
kellel tuli tuju, läks köögitoimkonda, tegi süüa, kellel tuli tuju, läks täna korjas puid ja tegi lõket, kellel tuli tuju, 2 tipid oli ka püsti. Läks, tegi mingit workshopi näiteks tipis, ma ei tea, mingit laulutuba või tantsutuba, üks vahet ei olnud. Ühesõnaga, aga kõik voolas kogu aeg ja keegi ei öelnud, et kell 8 on hommikusöök või kell 4 on õhtus, mida sihukest olnud. Lihtsalt kõik oli täiesti tavaliselt. Ja kui ma olin nädal aega seal ära olnud, ja kusjuures meie käisime vahepeal väljas, me käisime vahepeal poes, sest et seal tingil oli nii, et seal ei olnud autod nagu nii kaugel, aga ikkagi. Me ostsime mingit ala kitsejuustu ja tomatit ja umbes, ma ei tea, kräkkereid. Ja nädal aega, kui ma olin seal olnud, siis ma tõusin sealt püsti, siis kui oli see äramineku õhtu, siis ma ütlesin ka, et mul on nii palju õnne ja armastus minu sees, et see voolab niimoodi üle ääre välja, et ma ei oska sellega midagi peale hakata. Ei olnud seal midagi, et ma oleks armunud olnud või mingi tore kutt oleks olnud, ei, mitte midagi sellist, vaid lihtsalt sellest, kuidas me elu kogesime ja kuidas me olime. See oli nagu täiesti loomulik ja naturaalne seisund. Seda ma ütlengi, et me oleme loomulikult kogu aeg sellises seisundis. Kui ei ole väljas neid asju, mis sind kogu aeg ründavad, et sul on see arvemaja maksta, siis on see kiir, kus tuleb sealt sisse, siis on, ma ei tea, keegi ütles sulle halvasti, ma ei tea, väljas on sõjahirm, väljas on, ma ei tea, mingi viirusehirm. See on kõik selleks tehtud, et inimene ei tuleks sellesse vaikusesse ja armastuse tundest, mis on tema loomulik olemine. Nii et see ongi see, mis on vaja nagu luua selleks, et see kõik muu välja visata ümbert ja omal kõik puhtaks teha, on ju. Ja hästi hoolega hakata vaatama seda, et mis röövib minu rahu, mis röövib minu tervist, mis röövib minu heaolu, miks mul on vaja, ma ei tea, juua, miks mul on vaja süüa, miks mul on vaja suitsetada, miks mul igast lolluseid teha, eks. Et mis see on, mis paneb mind seda tegema, sest ma otsin ju tegelikult mingit heaolu tunnet kogu aeg taga, mis mind päriselt selle heaoluni ei vii. Nii et ma arvan, et see ongi nagu üks kõige suuremaid õppetunde praegu. Nagu ma ütlesin sulle, inimene ei taha praegu oma kunstlikust heaolust lahti lasta, millest seda on nagu maandunud, millest ta arvab, et tal on heaolu. Aga tegelikult tal ju seda ei ole, sest et see on tohutult koormav see maatriksi maha müüdud heaolu nii meie kehale, hingele kui vaimule. Jaa. Katrin, aga lõpetuseks veel, räägi natuke oma 3. raamatust veel. Kas inimesed juba saavad osta või eeltellida audioraamatud, värgid, särgid? Mis seal need põhiteemad veel raamatus läbi käivad? Ja raamatus põhiteemad käivadki läbi, ma räägingi maailmade lahknemisest, räägin baasreaalsusest ja maatriksist. Räägin sellest, mis protsessi me läheme, räägin siis selle lahti ka, mis siis Anunnakidega toimus, räägin lahti Anunnakide erinevad jumalused, räägin sellest, kuidas kõik jumalad ja jumalannad ja jumalused on tegelikult kõik üks ja sama, lihtsalt igal pool religioonides erinevate nimetustega või ütleme usunditest siis. Ja siis 3. osas ma räägingi, või mul on 4 osa vist isegi raamatus, ja räägingi tegelikult päris pikalt enda tervendamisest ja tasakaalu tagasi tulemisest. Et kuidas seda teha. Et ma arvan, et selle raamatu, ma juba näen, et eile õhtul viskasin voodisse pikali, siis vaikselt hakkas juba 4. raamatu algus juba siis hakkas pähe tulema. Et ma saan aru, et ta ilmselt ei lase ennast kaua oodata, et ta on nüüd valmis varsti sündima. Aga 3. raamat on ikkagi just see, et see mõte on nagu selles, et mis läks valesti, kus see mis läks valesti, kuidas seda korrigeerida ja mis on see, mida me täna peame tegema selleks, et sellest protsessist siis ilusti läbi tulla või igaüks ise valib, inimene võib ka tegelikult ju valida lahkuda sellest kehastusest praegu, kui ta ei pea seda kaasa tegema ja väga paljud lahkuvadki praegu hästi paljudeks. Nii et see on siis see, millest raamat räägib, et ta räägib tegelikult sellest, kus me langesime pimedusse, kui lihtsalt kokku võtta, kuidas me valgusesse tagasi saame. Et see on selle raamatu mõte. Ja praegu on niimoodi, et raamatun trükis tellida saab praegu ja audioraamatut ma loen sisse. Siin on olnud kõvasti kotermanne, mul siin küll mikrofon tegi nalja ja ei last lugeda, siis ma plaanisin ta sisse lugeda. Et ma sellel nädalal tahan ikkagi raamatu sisse lugeda, et saab juba vaikselt kuulata. Tegelikult, kes tahavad võib-olla juba praegu esimese peatükk ja Loomise meistrite akadeemiast kuulata. Nii et raamat on olemas ja soovitan ikkagi inimestel lugeda, et eks meie suur fännklubi, või ütleme, et suuresti meie fännklubi paljud on juba raamatu ostnud, aga kui siis keegi veel tahab praegult hakata suveks seda lugema, siis praegu on absoluutselt õige aeg, ma arvan.
mis sa siia lõppu veel inimestele soovitaksid peale enda 3. raamatu lugemise? Mingi mõte, sõnum siia podcasti lõppu? Mis ma näen praegu, mis protsessid toimuvad, on see, et hästi tugevalt on vaja tulla välja hirmust. Hästi palju on vaja julgust ja mis ma märkan, on see, et mis sind enam ikkagi ei teeni või ei ole nagu, kuidas ma ütlen, ei ole nagu kõrgemate sageduste või kõrgemate printsiipide või uue maailmaga kooskõlas. See kõik peab lahkuma su elust. Et sa ei saa enam nagu silma kinni pigistada mitte mingite asjade koha pealt. Et ütleme nii, et tead, et kui sul king pigistab, on ju, ja siis sa siiamaani oled kuidagi nagu käinud, et tead, las see king olla ja no okei on, et ma saan hakkama, on ju. Siis nüüd tuleb siuke aeg, kus ma ei tea, see king õurub sulle siukse konna silma sinna. Et sa lihtsalt, sa ei saa enam seda nagu mitte vaadata. Et sa pead mõtlema, et okei, ma pean need kingad ära vahetama, ma pean selle konna silma ära tervendama. Et enam ei saa mingitest asjadest mööda vaadata, ütleme siis nii. Ehk siis kõik, mis ei ole nagu sinu elus läbinud nagu puhastust või puhastuse tasandeid, siis kõik see tuleb nagu hästi tugevalt esile. Ja teine asi, mida see raamat ikkagi mulle nagu väga õpetas, oli see, et lõpetame väljapoolt nende asjade otsimise. Nagu, mis iganes seal on, nagu hästi selgelt oli see, et kõik, mis situatsioon su elus on, no ma ei tea, ütleme, et laps käitub halvasti. Siis vaata kohe siia ja küsi, okei, mis on minus see koht, mis seda praegu loob, on ju? Või et mul on, ma ei tea, mul koeral tekkisid siin kirbud, on ju. Nagu pole üldse muidu mingit sükest asja. Mis see parasiidi teema on? Kus minu väljas on see parasiit või see parasiitlus? Miks see mulle tuleb? Et iga asi pöörata mitte see, et tema tegi, tema on halb, see on see. Aga sa kogu aeg hakkad võtma vastutust täielikult oma kogemusesse küsida, et okei, mida mul on vaja endas praegu muuta, et minu kogemus muutuks. Ja võt see on, ma arvan, praeguse aja kõige olulisem asi, eks. Kuidas sina koged praegu selle aasta energiaid? Ma ütlesin kohe, vaata podcasti alguses ka tuli hobune, kõik käib niukse kiirusega, niukse aginaga. Aga ma väga nõustun selle koha pealt, mis sa siia nüüd lõppu tõid, et inimesed hakkaks vastutust võtma täpselt selle enda reaalsuse ja kogemuse eest siin. Et ei saa näidata näpuga, et näed, tema on see, vaata 3 näppu näitavad sinu enda poole tagasi, on. Et sa ise ju lood endast väljapool kõik. Just. Aga sellest nii paljud ei saa aru, mul just siin paar päeva tagasi oli seal Instagramis hästi aktuaalne, et keegi kirjutab mulle, no kuidas see minu süü on, kui inimene mu ees suitsetab ja mulle ei meeldi suitsetajad ja see ei ole ju minu probleem, et ma nagu kritiseerin seda, et ta suitsetab, aga see ongi sinu, see ei ole ju suitsetaja probleem, teda ei huvita üldse, see on sinu probleem, et sind nagu trigerdab see, et kõik hakkake vaatama täpselt iseenda sisse, kui keegi sind närvi ajab või sulle midagi ei meeldi, siis see asi on siin, sinus, mitte sinust väljapool, mitte kunagi. Sest sinust väljapool polegi midagi olemas. See kõik tulebki siit seest poolt ju. No, sellest aru saama. Ei, ütleme niimoodi, et väljas on vaata palju, väljas on näiteks sõda, mulle ka ei meeldi sõda, aga siin on nüüd jälle need olulised kohad, et kui ma reageerin praegu, töö küsimus, kas ma saan midagi selle sõjaga teha või ei saa? Nii. Kui ma ei saa... Sinu enda reaalsus, mis sa lood, on ju. Sinu reaalsuses näiteks pole sõda, minu reaalsuses pole sõda, on ju. Just, eks ju, aga või isegi, et kui minu reaalsuses on näiteks see suitsetaja, kui ta mind häirib, on, siis ma ei pea reageerima sellele. Ma võin ennast eemaldada sellest situatsioonist, ma lähen minema. Ma ei vali seda, aga põhiline on see, et meie reaalsuses sõidavad igasugused asjad sisse. Nüüd on kogu aeg on see, kas sa reageerid või ei reageeri. On ju? Ja et sa lubad, igal ühel ongi valida selle oma kogemuse. See on ka hästi tähtis, eks ju. Iga üks peab saama valida oma kogemust. Et kui sina otsustad täna suitsetama hakata, siis ma võin ka õlgu kehitada mõelda, et väga tore, mina seda ei valiks. Aga samas ei saa ma sulle öelda, et sina ei tohi seda valida. Eks, et ma ei reageeri siis nagu sellele.
nii et siin on jah praegu nagu, et noh, ütleme niimoodi, et maailm läheb veel väga huvitavatesse protsessidesse, aga kogu aeg jah, tulla selle juurde tagasi, et no ütleme, et näiteks paljud, et miks ma ei saa seda head kaaslast või miks mul rahaasjad ei toimi või miks mul, no mis iganes, ma ei tea, tervis ei ole korras. Et siis kui ikkagi jääda selleni, et noh, et ma ei tea, sul on mingi, ma ei tea, must needus peal või sul on mingi, ma ei oska öelda, noh, mis iganes need lood on ju, vanaema, ma ei tea, magas naabrimehega ja nüüd sellepärast sina ei saa õnnelikku armastust kogeda, sest et see on vaja ära lahendada, siis ei ole tegelikult asi selles, siis on sinu sees, on ju, see mingi klikk, see mingi uskumus, et ma olen mitu korda rääkinud, et aju võtab, ühesõnaga me näeme reaalsust ajuga, mitte silmadega. Et siis minu uskumus ei luba mul ühendada või märgata seda reaalsust, kus noh, näiteks kas või võimalusi, kuidas raha teenida. Noh, sest et võimalusi tegelikult, kuidas raha teenida on, ma ei tea, ma arvan, et 100 000 kindlasti, on ju. Ja, aga mina ei näe või hooma või märka või haaku sellega, kui see minu uskumus praegu räägib midagi muud. Nüüd ikkagi on see, et kuidas see mingi asi minu sees praegu sinna välja loob seda kogemust. Kogu aeg hakata seda, et ei ole seal kuskil keegi, mina ise. Mulle nii meeldib seda peegli näidet siia tuua, et nagu see, kuidas universum töötab kui peegel, on ju. Et kui sa seisad peegli ees ja nutad ja sa näed, et peegelpilt nutab, on ju. Aga sa tahad midagi rõõmsamat näha. Sa ei hakka ju peeglit surkima, et ära nüüd nuta, vaid sa muudad ise ennast. Sa pisarad ära, naeratad ja siis peegelpilt naeratab sulle vastu. Tegelikult kogu see elu siin töötab samamoodi, et see kõik hakkab siit seest. Ja ühte asja, mida veel näidatakse, et noh, praegu ma ütlesin, vaata mingis saates meil ka, et tulihobuse aasta saab olema armastuse aasta. Noh, et enesearmastuse aasta, armastust hakkab tagasi tulema ja saavad teistsugused suhted võimalikuks. Aga siin on samamoodi, et kui sa tahad näiteks jõuda, kuidas ma ütlen siis sulle nagu teistsugusesse paarisuhtesse, kus ei ole kannatusi või nagu kõrgemat energiat, siis kui sa ikkagi selles paarilises otsid oma õnne, siis sa selle suhteni ka ei jõua. Et kui sa saavad need 2 inimest kokku, kes mõlevad on endas kohal ja on oma enda allikateks saanud, siis see suhe saab tulla. Aga nii kaua, kui mul on ikkagi see, et ma olen siin õnnetu, ma otsin seda teist inimest, ma ei tea, ei saa seda teist või kolmandat, siis on ikkagi see või ükskõik, et sinu õnn ei saa sõltuda tegelikult ühestki välisest asjast. Mitte ühestki. Et see õnn on lihtsalt üks seisund, mis ei vali või ei pea olema sõltuma sellest, mis siis maatriks sulle parajasti näitab. Et sa muutud seestpoolt õnnelikuks ja siis see projektsioon ju täielikult muudub. Ja rohkem ei tahakski midagi siia lõppu lisada. Nii hästi kokku võetud. Jaa, nii et hakake vastutust võtma. Vastutuse võtmine muuseas oma elu eest saabki kõige olulisemaks üldse praegu, sest kui sa vastutust ei võta ja annad selle maatriksile, siis nii sa siia jääd, lähed sinna AI-ga koos sinna tehislikule ajaliinile ja ma ei tea, kui kauaks see seal, et on, ma kirjutasin raamatuse sisse ka, et on olemas hullemaid asju kui surm. Ja see on see, kui sa selle tehislikule ajaliinile lähed sinna maatriksi toiteks. Nii et see saab olema kõige hullem. Surm ei ole nii hull. Vot. Aitäh kõikidele, kes kuulasid meid. Võite ikka alla kommentaare jätta, oma mõtteid. Ja ma ei tea, kas öelda kohtume järgmine kord ja kohtume kunagi veel või? Elame hetkes, võtame üks päev korraga. Tahtsin just öelda, et ma arvan, et tõmbame selle hooaja nii kokku, et me ei tee plaane. Et nii nagu, kuidas ma ütlen, et nii nagu uuesti loob, vaata, või mis hetkel loob, et mis iganes hetkel see juhatus või see tunne tuleb, siis alati saab kõike luua, aga lihtsalt praegu panna nagu sellele hooajale see iilepunkt ja ma just eile mõtlesin selle peale, et meil on tegelikult väga edukas hooaeg olnud. Et kui palju inimesi on ärganud, just alles ühel sünnipäeval tuli mu juurde üks noormees, ütles, et muideks, et ma olen silmad avanud. Ja siis ma ütlesin, et nii tore. Ehk siis, ja ma järjest enam kogen seda, et inimesed tulevad kas poes juurde või mingites suvalistes kohtas ütlevad, et sina mind ei tea, aga et me väga jälgime su podcast'e, me elame kaasa, aitäh raamatute eest, vahet pole.
ehk siis ma tunnen, et me oleme tegelikult nagu nii-öelda valguse jaoks teinud väga suure töö ära Eestis, et inimeste teadlikkus tõuseks, nii et mina loen seda üheks väga õnnestunud hooajaks. Kindlasti. Aitäh, Katrin! Aitäh sulle, Kangela, oli väga tore seda vaadata koostöö. Ja siis uute kohtumisteni! Vaatame siis, mis elu sügisel toob, kes kus elab ja mis ajad Just. meil maailmas on. Just. Tšauki! Hei kõigile!